Urmase kolleegidel on kõvasti vedanud, et meil on majandusteaduskonnas selline esindusnägu nagu akadeemik Urmas Varblane. Et tema karjäär on nii kõrgele jõudnud, see ei ole kindlasti juhus, siin on omad põhjused. Esimese asjana tuleb meelde tema äärmiselt lai maailmapilt ja silmaring. Ma ei tea kedagi teist, kes oskaks nii hästi ühitada majandusteooriat ja praktikat ja mitte ainult majanduspraktikat. Olgu vestlusteemaks, mis iganes, alati on Urmasel lisada midagi, mis on kolleegide jaoks uus. Teine asi on tema süvenemistahe ja empaatia. Kolleegidele võib see mõnikord tunduda ka liigse muretsemisena. Kord tuletasin ma talle meelde ütlust, et tuleks vahet teha asjade vahel, mida saab muuta ja mida ei saa muuta. Vastuseks oli, et tema seda vahet teha ei taha. Nii on Urmase põhimõte pigem see, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ikka saama. Urmas Varblane teadlasena on väga laiahaardeline ja suurte teadmistega. Ta žongleerib Singapuri, Vietnami, Hiina, Lõuna-Korea, Jaapani majanduste kohta käivate faktidega nagu meister, kes žongleerib pallidega, hoides õhus kõiki olulisi detaile ja seoseid ilma et ükski neist maha kukuks. Kohtumistel suudab Urmas inimesi oma teadmistega naelutada. Ta alustab teemaarendust alati mingi olulise mõttega, mis läheb igale ruumis viibele tõeliselt korda. Ja kui tal on kuulaja tähelepanu, siis ta seletab asju nii, et tema väiteid on väga raske ümber lükata ja temaga lihtsalt peab nõustuma nagu hommikuma targaga. Minu arust on Urmasel juhendana kaks suurt tugevust. Esiteks loomulikult suur teadmistepagas, seda nii teoorias kui praktikas, aga teisena ja vahest veel olulisemana on tal võime aidata juhendataval näha positiivset ja aidata tal ise lahendusi leida. Nii et nii mõnigi kord, kui ma olen tema kabinetis sisenenud sellise natuke nõutuna mõne artikli osas, siis alati olen ma sealt välja astunud sellise uuesti motiveerituna ja varem ületamatud takistused ehk ei olegi nii suured tundunud. Nii et tegelikult ma arvan, et temas on kaduma läinud ka selline tipptreeneri või spordipsühholoogi talent. Tundes Urmast juba päris pikalt, alates sellest, kui ta oli mulle õppejõud ülikoolis, kui ka hiljem, kui Urmas on olnud Eesti Panga nõukogu liige, nüüd ka Panga nõukogu esimees ja koos töötades pea 10 aastat eelarvenõukogus, saan öelda, et Urmas arvamusliidrina on eelkõige selline, keda alati kuulatakse. Tema sõnal on kaalu. Ja seda ilmselt seetõttu, et Urmas on hästi uudishimulik, ta läheb teemadesse süvitsi sisse ja need teemad võivad olla väga laias spektris ehk Urmastel on võimalus või võimekus kaasa rääkida tegelikult erinevatel majandusteemadel, olgu need siis teemad maailmamajandusest, kuidas parasjagu läheb Hiinal või Ameerikal või hoopis tükis see, et millised on Eesti väikeettevõtete peamised probleemid praeguses majanduskeskkonnas. Mis Urmase sõnale veel kaalu juurde kindlasti annab, on see, et ta suudab seda alati lihtsasti ja heatahtlikult selgitada ja esitada, isegi kui need teemad võivad olla keerulised ja rasked. Ja Urmas alati püüab jääda teemasse, püüab olla lahendustele orienteeritud ja kunagi ei lähe isiklikuks nende teemade selgitamisele. Ta on lihtsalt väga hea südamlik ja rõõmsameelne alati, mis alati sulatab kõigi kuulajate südamed. Tõsi ta on, et Urmas on mulle lisaks sellele, et on olnud õppejõud ja hea kolleeg, on ka hõimlane. Ja minu jaoks Urmas ikkagi seondub lapse sõbrana või laste sõbrana. Ehk et ükskõik, kus seltskonnas lapsi ka ei oleks, siis nemad koonduvad alati Urmase juurde. Tal on kohe selline omadus nende vastu huvi tunda ja nende jaoks huvitav olla.
ja ta on vanaisa, tal on suvekodu Saaremaal, suvet ta veedab seal suvekodus ja siis alati on selline lastelaager, nii et kui sinna minna, siis näed, kuidas Urmas käib nagu ema laev ringi, iga näpu otsas on jõnglane ja räägib neile väga põnevaid lugusid ja tarkasid ka, nii et ei tea, mis nendest lastest ükskord saab, tõenäoliselt ka akadeemikud.